Nii. Avavoorus siis hea võit kohe tugeva vastase vastu, et millised on emotsioonid ja kuidas jäid rahule mängupildiga? Jäin rahule, et ikka esimesed mängud nad on närvilised pidevalt, aga täna poisid üritasid, võib öelda, et mängida ilusa jalgpalli. Ja ainuke probleem, et seda olukorrad, selles suunas on vaja meil kõvasti tööd teha, et tekib mingi paanika, kui nurgalöörid või strafilöörid. Aga muidu, mida ma veel tahtsin, et füüsiliselt et poisid lõpus vaevad ära, aga seda ei juhtunud, et meeskond ikka liikus lõpuni. Oli moment esimesel poolajal, kui peale 1-0, et millegi pärast poisid vajusid tahapoolest trahvikasti juurde, selle pärast võib-olla tekkisid mitu võimalust Viljandil ja ühe nad kasutasid. Aga muidu kõige tähtsam oli täna saada 3 punkti. Ja see ülesanne on väga korralikult täidetud. Kuidas kui üleüldiselt mänguga ei rahule, et mänguplaaniga, et kuidas mehed täitsid ülesandeid endale, et kuidas sellega oli ja kas sa tooksid kellegi välja eraldi meeskonnast, kes täna eraldi silma paistis? Ei, mänguplaan oli korralikult täidetud. Lihtsalt jälle individuaalne meisterlikkus puudus, et ütleme, mitu võimalust meil oli ja sellised kogenud mängid nagu Mitsu ja Danka Ratnikov ei kasutanud need võimalused. Võib-olla tõesti närvid, et esimene mäng ja sellepärast ei tea. Aga ütleme, selle formatsiooni, mis me mängisime täna, mänguformatsiooni, siis kõik poisid täitisid korralikult ära. Ja nüüd järgmine nädal Paide, et mis mõtted seal juba on ja kuidas? Väga printsipiaalne mäng, mitu meest, kes mängisid enne Kalevist, nüüd mängivad seal ja ma olen kindel, et tuleb palju raskem mäng kui tuleviku vastu. Aga ikka, muidugi loodame, et võit. Okay, first game in Meistriliiga and win and goal. How are you feeling? It's a very good feeling, obviously. My first game in the first goal. And I think the team has played a very good game today. And a very good moment today. So it's a very good feeling today. It's very important for the team. First 3 points in the first game. So. Okay, and next Saturday you're playing Paide as well. Really tough game, it should be. And how are you feeling about that? Really tough game. First, we just enjoyed that we got 3 points. We'll obviously have a very hard training week and a good training week, and we will prepare for the Paide game. But we really well. So. Okay, and now the first game in Meistriliiga, how did you felt? Did you fit in the team or you felt a bit out of the team? Before the game I was a little bit nervous because I didn't know the real level of the Meistriliiga, so I had to stick into the level first. But I think the team, I was fitting in the team and the team accepted me well and it was great to play with my teammates. So. Okay, congratulations for the win and thank you. No nii, Meistriliiga avavoorust 1-2 kaotus, et kuidas see meelel on? Et väga hea vist ei ole? No ütleme nii, et ei ole ise süüdi. Esimesel lasime standardist, mul oli mees markeerimata ja teine oli siuke imelik ristnurk. Okei, aga millest need puudujäägid võisid olla, et oskad sa öelda midagi välja tuua? No esimese poole ja lõpus ütleme nii, et suutsime korralikult lünkes söötu lükata. Et suutsime surve peale panna, aga teisel poolel keskväljal meie mäng ei olnud nii agressiivne ja me hakkasime ise rohkem pikka panema. Kuigi 2 varianti oli lõpus ka veel päris jälle. Aga keskvälja võib-olla natuke jälle lõrgaks teisel poolel. Selge järgmiseks nädalaks, et mis korrektiivid tuleb teha ja kuidas järgmisesse nädalasse vaatad? Meil 2 põhikoosseise mängijat oli puudu. Bert Klemmer vist võib-olla
kõige rohkem kahju, et väga agressiivne mängija, et võib-olla keskväljal. Ja siis Sander Sinimäed mängis nagu ei mänginud päris enda positsiooni, et mängis keskkaitses. Et jah, ütleme nii, et see Kalevi staadioni Kutsmuru plats on ka ikkagi alla igasuguste arvestus, aga mõlematele võrdselt.